Maailma kõige esimene jõuluteemaline vaateaken dekoreeriti teadaolevalt 1874. aastal New Yorgis. Tallinnas ei ole küll tegu nii pika traditsiooniga, kuid viimased 22 aastat on kesklinna valitsus kutsunud kõiki äripindade valdajaid oma vaateaknaid jõuluajale kohaselt kaunistama ja konkurss on taas avatud. Praegult meie selja taga juba jõuluturu ehitus käib ning ka ettevõtted ja organisatsioonid üldse siin kesklinnas võiksid siis mõelda, et kuidas saaks ka siis anda oma panuse jõulumeeleolu loomisse. Ja meil on tegelikult ju ka väljas head auhinnad. Nii nagu igal aastal pälvivad kõige kaunimalt kujundatud vaateaknad tänavugi avaliku tunnustuse ja rahalise preemia. Konkursile esitatud vaateakna jõulukujunduste hulgast valitakse välja 3 parimat lahendust, mis eristuvad teistest omanäolisuse, põneva lahenduse, huvitava teostuse või sobivuse poolest. Vaateakent lahendades võiks välja pakkuda oma maailma, võiks keskenduda ühele teemale ja jõulude aeg teadupärast on ju teemasid on väga palju. Sellised klišeelikud teemad, muidugi on päkapikud, jõuluvanad, võib-olla vokikene nurgas, aga kõik on neid sellised vaateakent palju näinud ja ma ei usu, et selline vaateaken tegelikult kõnetab tänaval ruttajat. Ja ma kujutan ette, et ma kõnniksin mööda vanalinnas sellisest või kesklinnas sellisest aknast, mis on ühele teemale keskendunud, detailideni läbi mõeldud ja räägib mulle oma lugu. Ma kindlasti jääksin seisma ja vaataksin seda suurima rõõmuga. On olemas täiesti eraldi turismiliik. Minna jõuluhooajal suurtesse metropolidesse vaateaknaid imetlema. Olgu tegu Harrodsiga Londonis, 5. Avenue'ga New Yorgis või Lafayette'iga Pariisis. Oleks ju tore, kui Tallinnassegi tuldaks jõulude ajal siinseid imelisi vaateaknaid uudistama. Vaateakende jõulukujundusi saab hindamiseks esitada kuni 4. detsembrini. Ankeedi leiab Tallinna kodulehelt. Kõik inimesed, kes märkavad kesklinnas mõnd kaunist vaateakent, on oodatud sellest kesklinna valitsusele teada andma, kas siis Facebooki, meili või telefoni teel.